Järgmisena anname sõna Eesti Linnukasvatajate Seltsi juhatuse esimehele liikmele, filosoofia doktor Mati Piirsalule, kes tutvustab linnukasvatajaid ja selle järel me tahame ka linnukasvatajad tänada. Linnud on meil loomalauda ees, need täna areenile ei too, aga jaanalinnud on natuke väiksemaks jäänud. Te olete harjunud alati jaanalinde nägema, pead on paistnud, aga jaanalinde täna ei ole, täna on nandud. Nii, palun. Lugupeetud näitusest osavõtjad. Mul on hea meel tutvustada teid Eesti linnukasvatusega natukene. Tahaks kõigepealt öelda seda, et möödunud aasta oli Eesti linnukasvatusele küllalt edukas. Lindude arv kasvas 14% eelmise aastaga võrreldes ja 5% toodeti kanamune rohkem ning ka inimese kohta toodeti 9 muna rohkem. Ja seega on põhjust ka rõõmustamiseks. Täna on näitusel väljas siin aktsiaseltsi Tallek linnud, temal on lihalinnud Kross 308 ja tema on ühtlasi ainuke ja suurim Eestimaa linnuliha tootja. Ma arvan, et siin ei ole vaja pikemalt rääkida, kõik te olete Talleki tooteid poes näinud, ostnud ja kindlasti maitsevad need teile väga. Teisena on siis Peri põllumajanduslik osaühing, kes on Highline munakanadega välja tulnud ja tema on samuti üks tugevumaid munatootjaid Eestimaal. Kolmas on Järveotsa vutifarm. Te olete kuulnud Purissaarest väga palju ja Eesti vutist ja ka Prantsuse lihavuttidest. Tema ongi see mees, kes on aastaid neid vutte kasvatanud ning tõesti teinud seda suure entusiasmiga. Edasi on Eha Treieri äksivutifarm. Tema on Rene Treieri elutöö jätkaja selles suhtes ja need linnud on tal samuti Eesti vutid. Ning kõige huvitavam näitus on muidugi tulnud Valeri Kostin koos oma obilindudega ja need 2 ilusat naelud, mis on seal, on kah tema omad ja kui seda uskuda, siis on tal tõesti neid linde väga-väga palju ja väga erineva tõugudega tegemist ning kui soovitan kindlasti minna neid vaatama sinna Võrumaale. Tänan tähelepanu eest.